Austatud külalised, tere tulemast Elva gümnaasiumi lõpuaktusele. Nagu kooli kodukorras kirjas, palun kõigepealt lülitada oma mobiiltelefonid hääletule režiimile ja seejärel panna nad kotti. Aitäh teile! Palun lõpetajate pidulikuks saali tulekuks püsti tõusta. Selle õppeaasta gümnaasiumi lõpuaktuse avamiseks on sõna Elva gümnaasiumi direktoril härra Tarmo Postil. Head Elva gümnaasiumi 12. klassi lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad,
kõik, kes tänasel päeval siin on koos meiega või vaatavad meid distantsilt. Austatud Elva volikogu esimees, austatud Elva vallavanem. Kui midagi sellest COVIDist positiivselt kaasa võtta, siis võtame see, et meil on täna juba 4. aktus. Meil on kõik aktused personaalsed, klassipõhised. Ja nii oletegi ka teie täna siin. Gümnaasium eraldi. Teie gümnaasiumi kooliaja tegi aga eriliseks ootamatult tekkinud viirusepuhang, mida ei osanud mitte keegi uneski ette näha. See on samas jälle üks hea näide, et mitte kunagi ei ole me tulevikuks täielikult valmis. Valmis ei olnud meie kool, valmis ei olnud haridussüsteem, ega ka riik ei olnud tervikuna valmis. Kui 2019 aasta sügisel lubas haridusminister pool humoorikalt sügisel, et tuleb digipöörane õppeaasta, siis ta ei kujutanud ette, et sõna otseses mõttes tuli see aasta digipööraseks ning teie kogu kooliaeg on üks suur digipedagoogika väljakutse olnudki. Ma usun, et teie kooliaega jäävad paljuski meenutama miititunnid või Zoomi koosolekud. Kahjuks pidime paljudest üritustest loobuma või jagama oma emotsioone läbi arvutiekraani. Aga ma usun, et seda rõõmsamad me oleme täna, naeratage, et me oleme siin koos ja meil ei ole mingeid piiranguid, me saame seda aktust rahulikult ja õnnelikult pidada. Nagu ma ütlesin, ei olnud keegi, ei Eesti riik, ei meie koolina valmis selliseks uueks olukorraks, kuid tänu suurepärasele digivõimekusele kohanesime me riigina kiiremini kui teised. Kohanesid õpetajad, kohanesid õpilased, kohanesite ka teie. Need 3 aastat on olnud tegelikult meile suurepäraseks õppimiskohaks. Kui ma vaatasin teie tulemusi, siis ma jälle imestasin. Samas on tulemuste põhjal meil see rekordaasta. Meil istub siin 2 kuldmedalisti ja 3 õpilast, kes lõpetasid hõbedaga. Ja nii ma mõtlengi, et kas äkki see digimaailmas õpe sobib teile paremini kui tavaõppe või oleks selle tavaõppes medaliste siin hoopis 10 olnud. No ei oska seda tänasel päeval kuidagi hinnata. Aga esialgsed riigieksamite tulemused näitasid, et eesti keeles ja laias matemaatikas olid tulemused eelmise aastaga samaväärsed. Ehk tegelikult näitab see, et oleme, või teie olete, me kõik oleme olukorraga kohanenud. Me lihtsalt peame kohanema, sest muutunud maailm on toonud kaasa meile ka muutunud õpikäsitluse. Õppida saab kõikjal, ka kodus, ka voodis, ka vahetunnis, ka öösel, kõikjal. President Lennart Meri on kunagi öelnud, muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga kaasas käib, kuid kes käib kiiremini kui maailm. Hea lõpetaja, lõppenud kooliaastad annavad sulle selgelt aimu, milline tegelikult sinu tulevikumaailm on. Õppimine, töö ja koduelu ongi põimunud ühe enam. Kodukontor muutub tavapäraseks ja kodukontor ongi sul töökoht. Kuid seejuures ei saa unustada, et tulevad mängu hoopis teised oskused. Erilisel kohal on enesedistsipliin. Suutlikkus üksi õppida, üksi töötada, pidada kinni ajagraafikust. Olulisel kohal on head digisuhtlemisoskused ning samas ka teadlikkus tervislikust ning tasakaalustatud eluviisist, et seda ekraaniaega mitte liiga palju ei oleks. Ja küllap sa nende aastate jooksul said ka iseenda kohta hoopis paremini teada ja ennast tundma kui tavaõppes. Ma usun, et sa nüüd tead rohkem, et milline õppimine või milline töötamine sulle sobib. Kas sulle sobib üksi töötamine või töötamine koos teistega?
Kas sa suudad endale päevaks eesmärgid püstitada ja oma päevakavast ka kinni pidada? Kas sa lükkad kohustusi edasi või tahad need kiiresti ära teha? Kas sa õppimisel eelistad seda, et õpetaja räägib sulle ette või ise õpikust lugeda? Oleks meeletult tore, kui sa saaksid oma tuleviku valikud teha just sellised, millised omadused sulle kõige paremad sobivad, sinu isiksuste omadustega. Aga tark ja mõistlik on arendada just neid omadusi, mis on olulised, et tulla toime tuleviku ühiskonnas ja töömaailmas. Selles mõttes ongi need kooliaastad olnud teil erilised. Distantsõpe on otse kui hüpe tulevikku, reaalne tulevikuoskuste läbimängimine. Elus tuleb tähtsaks pidada aga kõiki päevi. Mõned päevad jäävad eriliselt meelde. Mõnedel päevadel on inimeste elus elulooline tähendus. Ja tänane päev on kindlasti üks sellistest päevadest. Head õpetajad, nii nagu distantsõpe jättis jälje teie viimastesse kooliaastatesse, jäävad teie jäljed maha Elva gümnaasiumisse. Teie edasistest jälgedes aga on alati ka tükike Elva gümnaasiumit. Tahan teha praegu sügava kummarduse ja aplausi kõikidele meie kaugõppe lõpetajatele. Lehvitage, kus te olete. Te olete alati tagaplaanil ja me paneme teid võib-olla alati kuhugi kaugemale ka istuma, aga tegelikult olete te suutnud ka fantastilist. Te olete suutnud ühendada tööelu, pereelu õppimisega. Sest see mudel tulevikku, sinna poole me liigume. Ja seda väärtuslikum on teie gümnaasiumi lõpudiplom. Ja sellise pagasiga te lähetegi uutele radadele uusi jälgi jätma. Ma soovin, et te oleksite teekonnal julged, kindlameelsed ja mis kõige tähtsam, ärge kartke usaldada iseennast. Väike ebakindlus peab ikka olema ja ebakindlust on vaja sellepärast, et riske adekvaatselt hinnata. Aga me jääme tõesti suure põnevusega ootama teie arengulugusi ja soovime, et te tulete ja jätate Elva gümnaasiumisse uued jäljed juba vilistlastena ja siis juba oma lugusi jagades. Palju õnne teile kooli lõpetamise puhul, palju õnne head lapsevanemad, aitäh, et usaldasite oma lapsed meie kätesse. Suur tänu õpetajatele, järjekordne töövõit on saavutatud. Head Elva gümnaasiumi 74. lennu lõpetajad. Soovime teile kogu meie koolipere poolt teie unistuste täitumist, töökust ning õnne ning taas kohtumisteni juba järgmistes situatsioonides. Aitäh! Lõpetajaid on tervitama tulnud vallavanem Priit Värv ja vallavolikogu esimees Sulev Kuus. Lugupeetud lõpetajad, lapsevanemad, vanavanemad, õed, vennad, pedagoogid. 12. klassi lõpuaktus on ühelt poolt rõõmu sõnum, teiselt poolt kurb ka, sest 12 aastat ühes majas olnud ja nüüd ühel hetkel läinud. Ja võib-olla olekski siinkohal hea öelda või korrata õpetaja Lauri sõnu kevadest, et kui vähegi saate, siis jääge veel 9 aastaks. Ei tulnud kaasa, keegi ei ole nõus. Aga kindlasti on teil selgeks saanud, ma arvan, et te olete nüüd maailma parimad spikerdajad, on selge, ei ole. On veel arenguruumi. Ja
mis on kindlasti ka selge, on suhtelisus. Vaadake, maailmas on kõik asjad säetud nii, et igal sündmusel või asjal on oma positiivne ja negatiivne külg. Ja kõik oleneb vaatenurgast, kus seda vaadata. Ka Einstein omal ajal seletas oma Jaapani kolleegile, et kui on peas 3 juuksekarva, siis on seda vähe, aga kui supises on 3 juuksekarva, siis on seda palju. Ja nii tulebki elu vaadata. Elule tuleb alati huumorikülg juurde panna ja uskuge mind, elu saab olema alati lihtsam. Teil on kindlasti ära tehtud enda edasised valikud. Ja ma loodan, ja ma tean, et need valikud, mille te teete, on kindlasti õiged. Aga ühte tahan öelda, et ärge unustage kodukanti, ärge unustage, kus te koolis käisite ja ärge unustage koolist ainult head. Kõik halb visake ukse akna taha, selja taha, kuhu iganes. Ja uskuge mind, see mõjub samamoodi hästi. Lugupeetud pedagoogid, teil on tõesti, nagu direktor juba ütles, suur töövõit. Siin on ligi 50 lõpetajat. Aitäh teile. Lapsevanemad, jah, tõesti on tore vaadata, lõpetavad, aga kindlasti tuleb tõdeda ka seda, et homme on nad kodust läinud ja oma valikud teinud ja näete juba harvemini kui siiani. Aga lõpetajatele ma ütlen samamoodi Hiina rahvasõna, et jätke meelde elus põhitõde, tasakaalukus on oluline ja mida kõrgem aed, seda parem naaber. Head lõpetamist. Aitäh! Vägev. On vägev. Muidugi on vägev. Lugupeetud lõpetajad, lugupeetud õpetajad, head külalised, lapsevanemad, kõik, kes te olete siia kogunenud neid imelisi noori tunnustama sellel tähtsal päeval. Ei tahagi pikalt targutada, me oleme täna päris mitu kõnet pidanud, aga võtaks võib-olla selle mõtte nendest teistest kokku, et hoidke inimesi enda ümber, vaadake enda ümber, need on teie inimesed, kes siin lava peal on, kes siin saalis on, need on kõik teie inimesed. Ja Jarek Kasari sõnadega. Kui süda on suur, siis on vahemaad väikesed. Head sõbrad, võib-olla mujal ongi parem. Seikle, aga ära jää võõraks. Koos. Koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialiste. Kuid keegi ei tee meie eest otsuseid. Kui puruks kisti verstapostid, ei lõika keegi läbi meie juuri. Tean, kes ma olen, kui ma mäletan, kes ma olin. Elan, mitte ainult ei võta ruumi. Isegi kui tuul rannaliivalt uhtus jäljed, inimene ükskõik kui suur, kui väike. Järjelt kukkunud järjel on inimene ükskõik kuhu lähed. Ja sa võid ju liigitada neid nagu muusikat, tema nahavärvi, vaimu, tema religiooni, rikkuse, tema hariduse, mis tahes mille järgi. Sa võid unustada maa, jättes selle nime ainult uppunud laevale. Sa võid öelda, et see sama maa, mis elab ja hingab, tegelikult kuulub pangale. Aga kui kuskil raamatus on see rida või keegi ütleb, laulab ja ei hoia ainult endale, et mõtleb nii, nagu ka sina seda teeks iga päev, näen, mis koht on maailm. Tihti, millised võivad olla teised, on ikka päris suur õnn, et nemad on minul. Tahan, et nad teaksid, et ka mina olen nendel, et nad on minu inimesed. Hoidke oma inimesi. Teie käes on meie tulevik ja meie ootused on kõrged. Aitäh!
kadunud usk ja unustus. Sinu kaunid hääled, raagus sõnad suus. Sinu suu ja silmad üle sügise, kes nüüd lumimarjadele köidab asemel, kelles on su silmadele tekiks härmatis, sulle looks su ümber tuulekandlev viis. Kuhugi on kadunud usk ja unustus. Unustuste usku, aga kui sa mäletad, siis su juurde tulen läbi sügise või lumimarjamaa suhu. Võtan sinu raagust sõnad suust, asemele heidame siis lumimarjapuust. Kelles on su silmadele tekiks härmatis, unelooks su ümber tuulekandlev viis. Kuhugi on kadunud usk ja unustus. Unustuste usku, aga kui sa mäletad, siis su juurde tulen läbi sügise või lumimarjamaa suhu. Võtan sinu raagust sõnad suust, asemele heidame siis lumimarjapuust. Kuhugi on kadunud usk ja unustus. Imeline, aitäh! See aktus on pühendusega teile, armsad lõpetajad. Sel aastal ei sea ma siia kavasse ilusaid luuleridu, vaid hoopis värvikaid lugusid teist endist. Selleks, et kõik enam-vähem ausalt ära rääkida, tuleb alustada algusest, ehk siis teie puhul 10. klassist. Kas te mäletate võistlust õpetajad versus kümnendikud? Ja noogutate, väga tore, meie ka mäletame õpetajatena, väga valusalt mäletame. Ei ole me sellest teemast saanud ümber ei õpetajate toas kohvi juues, töökoosolekutel olles ega ka viimases õppenõukogus, kus otsustati tunnistuste väljaandmine. Eks see kõik tulene ikka sellest, et pidime tunnistama valusat kaotust. Ja ühel sügisesel varahommikul enne kukke ja koitu tulema teile autasuks pannkooke küpsetama. Alla tuli vanduda isegi alades, mis peaksid olema õpetajate trumpalad, nagu imeilusa vale väljamõtlemine, kontsakingadega teatejooks ja osavat meeskonnatööd nõudev võrkpall. Meie vaimu ja allasurutust aitas taastada selleaastane kümnendikud versus õpetajad võistlus, kus võitjaks osutusid õpetajad. Ja tänu sellele oleme otsustanud, et sõjakirve mahamatmiseks tahame teile siiski kätte anda tunnistused. Kuigi korraks käis peast läbi ka mõte, et teeks veel ühe mõõduvõtu uuesti. Aga õnneks mõtteks see vaid jäigi. Ja pikalt lobisemata kutsun siia tunnistuste kättejagamiseks direktori härra Tarmo Posti
Nimesid tuleb lugema õppejuht Piret Jaani, lille annavad klassijuhatajad Elo Kaver ja Revo Lastik. Nii, enne veel, kui kutsume teid siia tunnistusi vastu võtma, väike korralduslikku info, et pildistamine toimub foajees ning lõpetajad sisenevad tagasi saali esimesest uksest ning vanemad teisest. Nii, vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi määruse õpilaste tunnustamise tingimused ja kord, paragrahv 3, lõikele 1, kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumi lõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastme hinne on väga hea. Tunnustada kuldmedaliga ja gümnaasiumi riikliku õppekava paragrahv 18 ja gümnaasiumi ja põhikooli seaduse paragrahv 31 alusel lugeda gümnaasium lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele 12. klassi õpilastele. Gretlin Aruoja, palun siia koos vanematega. Karmen Beljajev, palun siia koos vanematega. Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi määruse õpilaste tunnustamise tingimused ja kord, paragrahv 3, lõikele 2, hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumi lõpetajad, kellel kuni 2 õppeaines on kooliastme hinne vähemalt hea ja ülejäänud õppeainetes väga hea. Tunnustada hõbemedaliga Anette Maser, palun siia koos vanematega. Hõbemedaliga lõpetab ka Kevin Siirak. Palun siia koos vanematega. Hõbemedaliga lõpetab Gloria Sööt. Nii ja vanemad ka, palun. Tuleb.
Kristo Klaus lõpetab Elva gümnaasiumi tänukirjaga. Palume siia koos vanematega. Ja vanemad, palun. Eleonora Korol lõpetab Elva gümnaasiumi tänukirjaga. Palun siia koos vanematega. Eeva Orro lõpetab Elva gümnaasiumi tänukirjaga. Aine kiituskiri koorilaulus. Palume siia koos vanematega. Pilleriin Pind lõpetab Elva gümnaasiumi tänukirjaga. Aine kiituskiri koorilaulus. Palume siia koos vanematega. Merit Kätlin Sööt lõpetab Elva gümnaasiumi tänukirjaga. Palun siia koos vanematega. Kardo Denissjuk lõpetab Elva gümnaasiumi aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Leili Eek lõpetab Elva gümnaasiumi aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Kertu Haljasberg lõpetab Elva gümnaasiumi aine kiituskiri koorilaulus. Loore Marta Kaljuvee lõpetab Elva gümnaasiumi aine kiituskiri koorilaulus. Ketriin Marii Lessing lõpetab Elva gümnaasiumi aine kiituskiri kehalises kasvatuses.
Paul Mitt lõpetab Elva gümnaasiumi ainekiituskiri keemias ja füüsikas. Janis Pakassaar lõpetab Elva gümnaasiumi ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Miia Uibo lõpetab Elva gümnaasiumi ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Heiki Vabrit lõpetab Elva gümnaasiumi ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Laura-Liis Allas lõpetab Elva gümnaasiumi. Keelika Elvet lõpetab Elva gümnaasiumi. Snežana Fomkina lõpetab Elva gümnaasiumi. Sandra Korbunov lõpetab Elva gümnaasiumi. Veronika Heier lõpetab Elva gümnaasiumi. Gert Ilves lõpetab Elva gümnaasiumi. Georg Kuusk lõpetab Elva gümnaasiumi.
Larina Pikulova lõpetab Elva gümnaasiumi. Maria-Netti Purga lõpetab Elva gümnaasiumi. Rasmus Maximus Raig lõpetab Elva gümnaasiumi. Keter Robi lõpetab Elva gümnaasiumi. Aleksander Satškov lõpetab Elva gümnaasiumi. Ranette Sööt lõpetab Elva gümnaasiumi. Aljona Tamm lõpetab Elva gümnaasiumi. Rainet Tamm lõpetab Elva gümnaasiumi. Kösta Villem Tatar lõpetab Elva gümnaasiumi. Markus Toomela lõpetab Elva gümnaasiumi. Joonas Treial lõpetab Elva gümnaasiumi. Merili Tuum lõpetab Elva gümnaasiumi.
Veiko Valdonen lõpetab Elva gümnaasiumi. Lisaks tunnistustele jagame sel aastal välja 2 kodanikukaitse tähe rinnamärki. Elva gümnaasiumi kodanikukaitse õppemooduli rinnamärgi saaja on suurendanud Elva gümnaasiumi õpilastes ühtsustunnet ning selle saaja on hoidnud kõrgel kooli head nime ja au igas olukorras. Rinnamärk on kodanikukaitse väärtuste, traditsioonide ja igihaljaste teadmiste sümbol. Kodanikukaitse õppemooduli rinnamärgi saab õpilane Rasmus Maximus Raig. Palun ette tulla koos vanematega. Palun vanemaid ka. Teise rinnamärgi saaja on Heiki Vabrit. Palun tulla koos vanematega. Üks hetk, Elo, tule tagasi. Lisaks täname ka klassijuhatajaid Elo Kaverit ja Revo Lastikut. Pisaraist saab aina soojem meri, sest kuumus minu kehas küll pole jahtunud. Ma korjan üles sinult kuhjunud teri, mis sinusse ei enam sind, et said mu päris suveks ja hingepidi kõndisid mu soojas merevees. Ma sügisestki ikka jälle tuleks korjama neid teri,
jätkame mittestatsionaarse osakonna lõputunnistuste kätteandmisega ja kuna direktoril on käsi juba väga hästi soe, siis kutsume uuesti ta ette siia tunnistusi kätte jagama. Samamoodi kutsume kaugõppe klassijuhataja Kati Grillo ja nimesid loeb õppejuht Piret Jaani. Gümnaasiumi riikliku õppekara paragrahv 18 ja põhikooli ja gümnaasiumi seaduse paragrahv 31 alusel lugeda gümnaasiumi lõpetanuks ja väljastada gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele 12. klassi õpilastele. Kris Väli lõpetab Elva gümnaasiumi tänukirjaga. Ronan Kaivo Kõuvan lõpetab Elva gümnaasiumi 12. klassi. Kerli Laine lõpetab Elva gümnaasiumi 12. klassi. Sirli Mark lõpetab Elva gümnaasiumi 12. klassi. Sigrid Piiber lõpetab Elva gümnaasiumi 12. klassi. Ülle Reidolf lõpetab Elva gümnaasiumi 12. klassi. Kaisa Reimal lõpetab Elva gümnaasiumi 12. klassi. Gert Uibo lõpetab Elva gümnaasiumi 12. klassi. Villi Hendrik Uibo lõpetab Elva gümnaasiumi 12. klassi. Suur aitäh klassijuhatajale Kati Grillole. No
no nii, armsad 12-ndikud. Näen sära teie silmis, kui olete saanud kätte kaua oodatud ja välja teenitud tunnistused. Kõigile teada-tuntud tõde on, et koolielu peidab endas palju enamat kui ainult raskekujulist tuupimist. Oleme koolina tajunud teie suutlikkust end koguda ja sooritada meeskondlikult edukad ettevõtmised. Nautisime õpetajate päeva raames õpilaste sügavale hingeelule üles ehitatud rooside sõjabaasil mängu, mis pani õpetajate vere keema ja ka sõna otseses mõttes voolama. Õpetaja Ester lahkus mängust Merikese poolt, meile küll teadaolevalt mittetahtlikult, tekitatud haavadega. Tegijatel ikka juhtub. Meelde jäävad kindlasti teie erinevad klassireisid. Esimese korruse garderoobist, teie väljendit kasutades kartsast, 3. korruse muusika, keemia, füüsikaklassi või hoopis tükkis vene keelde. Tuleb ette reise poe juurde ja metsa alla. Pikast päevast vaevatud jalgu puhkama ja vaimu taastama. Olulisel kohal, ma arvan, et peaaegu kõige olulisemal kohal, on reisid sööklasse, enne õiget söögivahetundi, teie endi söögivahetunni ajal ja ka pärast teie endi söögivahetundi. Millisena võtate kokku aga ise oma 3 gümnaasiumi aastat? Abiturientide nimel tuleb rääkima Gretlin Aruaja. Tere! Tundub nii uskumatu, et 3 aastat tagasi roomasime rumalate rebastena mööda Puiestee tänava põrandaid, kellel telliskivi, kellel plekkpurgid küljes. Oli muidugi omaette vedamine, et üldse toona koolis roomata saime, sest meie lennu muudab omapäraseks just tõsiasi, et 3. gümnaasiumiajast veetsime me kodudes, jälgides õpetajaid ekraani vahendusel. Arvamusi tänastest gümnasistidest on erinevaid. Leidub neid, kes meid kadestavad. Ja seda puhku peaks siin käima üks video, aga seda ei ole tulemas. Muidugi, tead mida ma tahaks? Ma tahaks, ainus mida ma täiega kadetsen, vaata, ma näen siin publikus on ka palju noori. Oi, kuidas ma tahaks praegusel ajal keskas käia. Iga päev kaugõpe, peeretad kodus Zoomis matana. Noogutad kaasa. Mute peale Call of Duty käima. See lend idioote, mis siit tuleb. Aga nali naljaks. Üks on kindel, meid tõepoolest tuleb kadestada. Pidevate muutuste tõttu, koduõppelt distantsile ning vastupidi, oleme omandanud suurepärase kohanemisvõime. Õppisime kiiresti olukordadega leppima ning mis kõige tähtsam, meie, need samad rumalad rebased, oleme üle finišijoone jõudnud. Ja see on küll kadestamist väärt. Nüüd on gümnaasiumiõpingutega lõpuks ühel pool. Algamas on uus eluetapp. Siinkohal aga peaks meelde tuletama õpetajate sõnu. Raskem on alles ees. Ja esimest korda ma arvan, et nad ei tahtnud meid lihtsalt hirmutada, sest nii päriselt on. Lootus, et küll üks päev kool läbi saab, on pelgalt kaunis vale, mida me vahetevahel endale lubada võime. Me oleme jõudnud sadamasse, kus pole just lihtne sihtpunkti triivida. Me peame ise piisavalt nutikad ja tahtejõulised olema, et tormidega merel võidelda, sest juba esimene laine kohutab. Igaüks meist soovib leida oma suuna. Keegi meist läheb lihtsalt tööle, keegi alustab õpinguid ja teeb karjääri,
keegi unustab end ja taasavastab alles aastate pärast. Keegi kolib kaugele-kaugele, tagasi vaatamata. Keegi hakkab pereemaks või pereisaks. Ehk saab kellestki poliitik või hoopis president. Ja keegi leiab oma õnne rikkas kaasas, kes arveta olemasolugi ehk unustada aitab. Loomulikult on need vaid oletused, sest siit peale hakkamegi meie enda tulevikku kujundama. Lihtsalt otsustamine on raske. Kuidas ma tean, et minu valik on kõige õigem kõikidest võimalikest? On huvitav, kuidas 3 aastaga tehti meile selgeks kirjandi kirjutamine või kuidas integraali abil pindala arvutada. Isegi rasked lahingud füüsikatunnis said peetud. Me teame, kuidas on tekkinud universum, aga kõik see olulisem, õige valiku tegemist, seda meile keegi gümnaasiumis ei õpetanud. Kahju, sest õpime otsustama kõlaks päris ahvatleva valikainena. Igal juhul oleme ütlemata tänulikud juhendajatele, õpetajatele ning juhtkonnale, kes meile ikka vastu tulid, kui miski üle aja läks. Ning loomulikult Elo ja Revo, klassijuhatajate tandem, kel jätkus kannatust, et meid lõpuni vedada. Aitäh teile kõigile! Oli väljakutsete rohke ja põnev lend. 74. lennu abituriendid kummardavad teie kõigi ees. Ja nagu me juba õpetajaid siin suuliselt tänasime, siis me sooviksime õpetajad kõik ette kutsuda ja teid veel kord tänada. Õpetaja Aire Kuresson. Aitäh! Õpetaja Ester Muni. Johannes Must. Saskia Arik. Eeva Ojakivi. Tiina Tubli. Keil Siim. Aile Einola. Kaja Kalmus. Leena Leonovitš. Tiina Unapu. Mare Lillak. Kersti Pajor.
Evelin Pihlak. Marek Pihlak. Tiia Kuresoo. Tatjana Plohina. Boris Veizenen. Riina Merike Koemets. Lili Esimson. Tiiu Ruus. Merike Allik. Kätlin Tatar. Tarmo Post. Piret Jaani. Ja viimaks Raske Kahurvägi. Elo Kaver. Ja Revolastik. Aitäh! Kaugõppeõpetajad toovad välja, et praeguse 12. klassi õpilased on kokkuhoidvad, üksteist motiveerivad ja teavad täpselt, et tark ei torma. Homsed tegevused tuleb jätta ülehomseks. Nad on klass, kes oskas hinnata õpetajate pingutusi ja inimlikku suhtumist. Mida arvavad enda õppimisaastatest aga kaugõppijad ise, sellest räägib nende esindaja Kerli Laine. Lugupeetud direktor, armsad õpetajad, lõpetajad ja kõik saalis viibijad. Jäljendades klassikuid, kui mina 3 aastat esimesel koolipäeval koolimajja jõudsin, olid tunnid juba alanud. Ja nii kõik järgnevad 3 aastat. Klassi sisse astudes ei teadnud ma, mis mind ees ootab. Oli see ju juba 4. katse gümnaasiumisse astuda, kuid esimestel nädalatel sai selgeks, et see on koht, kus tuleb minna lõpuni. Õpetajad ja õpilased said üsna ruttu väga kalliks
ja võin kinnitada, et nii armsaid, sõbralikke ja kannatlikke õpetajaid te mujalt koolidest ei leia. Küll mina juba tean, sest nagu varem mainitud, siis oli see siiski minu 4. katse. Ja see, et ma täna siin seisan, ütleb nii mõndagi. Vaadates seda siirast rõõmu meie lõpetajate silmades, tean, et sügaval sisimas on seal ka natukene kurbust ja igatsust. Nii mõnelgi päeval oli kool koht, kus sai töö ja pereelust puhata. Eriti nendel päevadel, kus sai kooli tulla tundega, et tänaseks on kõik õpitud. Seda juhtus muidugi väga harva. Armsad õpetajad, aitäh teile kannatlikkuse eest, aitäh mõistmise eest ja aitäh, et olete meil aidanud jõuda sellesse tänasesse päeva, mil me võime pea püsti öelda, et jah, esimesel koolipäeval antud lubadus on täidetud. Me tegime selle ära. Õppida ei ole mitte kunagi liiga hilja. Aitäh! Armsad lõpetajad, olen siin täna keskendunud palju sellele, mida teie nende 3 aasta jooksul olete saavutanud, kuid see õppimisprotsess, mida läbite, on tegelikult kahesuunaline. See tähendab, et uskuge või mitte, aga ka meie õpetajatena oleme teilt üht-teist õppinud. Oleme õppinud, et iga päev õpilastega on erinev seiklus, mil teie jagate meiega oma vägevaid mõtteid, kogemusi, muresid ja rõõme. Oma suure ja särava energiapilvega hoiate meid igavesti noorena. Sellepärast õpetaja Saskia mujal ei töötagi. Ta soovib nautida igavest noorust. Olete meile õpetanud, et igas õpilases on peidus saladusi, mida avastame järk-järgult. Oleme õpetajatena teie puhul näinud, et areng võib toimuda nii ainealaselt, kus õpilane teeb tohutu eneseületuse millegi mõistmisel, arusaamisel. Või siis hoopis muidu pilku eirav õpilane julgeb üks hetk sügavalt silma vaadata, kõva häälega esimesena tere öelda, ust avada või vabatahtlikult õpetajale abi pakkuda. Lisaks on meie Elva gümnaasiumi eelis see, et suudame õppida teid individuaalselt tundma. Üritame mõista teie tõsiduse sügavust ja naeratuste tagamaid. See ei ole veel kõik. Oleme saanud ka teada, et tänaseid kohustusi, nagu kaugõppegi, saab lükata nii homse varna kui ülehomse varna või miks mitte ka perioodi lõpu järelvastamise varna. Aga teate, olgem ausad, mõnikord on selline lähenemine enesehoiu mõistes isegi tervislik. Ise ka ei usu, et seda praegu ütlesin, aga nii see vahepeal tõesti on. Selle pika jutu lõpetamiseks kutsun siia klassijuhatajad, kes oma kogemusi ja muljeid jagavad. Armsad abituriendid, see on täna teine kord, vaatame, kas läheb paremini või halvemini kui esimene. Ma olen juba pool aastat umbes mõelnud, mida ma teile tänase päeva puhul ütleks, et see oleks piisavalt lihtne, kuid samas kõnekas. Seda selleks, et see teile ka meelde jääks. Sest kui on keegi, kes teab, et teile asjad meelde ei jää, siis kes see on? Mina. Nii. Iga kord, kui ma teie peale mõtlen, siis ma jõuan tagasi taustajõu mõtte juurde. Kui ma 10. klassi poole pealt teie paati astusin, jätsite endist mulje kui arukatest, sihikindlatest, kõigega kursis olevatest gümnaasiumi noortest. Te naerate ise ka selle üle. Mulle paistis, et Revo kõrval teie klassi kaasjuhatamine saab olema nagu jalutuskäik pargis. Veel eilegi mõtlesin selle jalutuskäigu peale. Lihtsalt, et pargis oli laava. Ja seda oli nii palju, et mitte midagi muud ei olnudki.
Minult on nende aastate jooksul palju uuritud, kuidas on juhatada klassi, keda ma üldse ei õpeta ja eks ta omamoodi kogemus ole olnud. Samas on moodne tehnika teinud võimalikuks selle, et saan vajadusel olla klassijuhataja ööpäevaringselt. Seega ongi rohkem kui üks kord ja rohkem kui ühega teist toimunud vähem või rohkem sügavamõttelisi vestluseid väljapool traditsioonilist klassijuhataja tunniaega. Ma võin öelda rahuliku südamega, et klassijuhataja töö on olnud pidev. Kolmapäevased kohtumised on tõesti jäänud vaid jooksvate küsimuste arutamiseks. Oleme koos jutustanud elus olulise üle, õppinud autot tankima, harjutanud inglise keele eksamiks, kirjutanud kirja Maanteeameti büroosse, valinud autokooli, vahetanud kogemusi rooli keeramisest, saanud selgeks dokumentide digiallkirjastamise ja küllap te ise oskate siia veel lisada. Te käisite 11. kui ma aitasin põhikooli lõpetada ühel õpilasel, kellel taustajõudu vaja oli. Ma tegin selle kogemuse läbi ja mõtlesin naiivselt, et siis on järgmisel aastal suures plaanis pilt selge. Aga nagu üks tark mees kunagi ütles, elul tuleb lasta end üllatada. Ja alates teie kursuste lugemisest, kas te teate, et ma lugesin viimati eile teie kursused kokku? Nii. Alates teie kursuste lugemisest, mis hakkas siis pihta märtsikuus, siin ei ole olnud ühtegi nädalat, mil ma ei oleks vähemalt kellegi kursuseid kokku loendanud. Ja ma lubasin teile, et kursused ma teile kokku saan ja koolid ära lõpetate, isegi kui see on viimane asi, mida ma teen. Ja siin me nüüd oleme. Kursus on kõigil koos, me oleme valmis pesast välja lendama. Olen nerveerinud teiega enne teie eksameid ja eksamite ajal. Olen lohutanud ja motiveerinud nii, kuidas ma vähegi olen osanud. Meenub üks seik teie matemaatika proovi eksamipäevast. Olin määratud asendama mingit suvalist tundi. Mina neid õpilasi ei tundnud, õpilased ei tundnud mind ka. Ja seega juhtus, mis ikka juhtub. Õpilased arvasid, et see suva pihvi aseb kõik ära. Ja liialdamata 10 minutit pärast tunni algust hakkasid nad nihelema ja läbi peanaha kiunuma, et ma neid saali laseksin. Alguses ma keeldusin viisakalt, kuid lõpuks vastasin neile nii. Minu nunnud teevad täna matemaatika proovieksamit. Ma peaksin peast päris soe olema, kui ma teid tunni ajal kooli peale lällama lubaksin. Natukene nad veel proovisid, kuid mõistsid siis, et selles tunnis istuvad nad 45 minutit ära nagu naksti. Ja kui ma seda hiljem oma sõbrannale rääkisin, ütles ta, et nüüd on hetk tunnustada kõiki neid õpetajaid, kes meie teadmata on asju meie jaoks kergemaks teinud. Nad on olnud meie taustajõud. Kui ma ühel teisel päeval õega rääkisin, ütlesin ühel hetkel, et pean nüüd kõne lõpetama, sest üks õpilane tuleb harjutama inglise keele eksami suulist osa. Õde ütles selle peale, et täpselt nagu Külvi, meie enda inglise keele õpetaja, kes meid enne eksamit ka nädalavahetustel ja ka oma kodus vastu võttis. Ja siis ma mõistsin, et ma ei ole tegelikult teinud mitte midagi erakordset teie klassijuhatajana. Ainult seda, mida ma olen näinud oma koolist, oma direktorit ees tegemas. Mul ei ole olnud probleemi võtta õpilane auto peale ja kodule lähemale viia. Mul ei ole olnud probleemi öelda, et mu korteri number on 5. Tule, kui sul on vaja midagi arutada. Mul ei ole olnud probleemi kirjutada Maanteeametile valmis üks kiri ja siis kirjutada sinna alla lugupidamisega ja siis panna sinna sulgudesse. Siia kirjuta oma nimi, sest et nii käib. Nii. Ja mul on teile kodune ülesanne iseseisvaks eluks. Kui te kunagi olete olukorras, kus teil on võimalus olla kellegi taustajõud, siis palun otsustage seda teha. Sest et siis olete te juba siit koolist saanud kaasa kõige olulisema. Päeva lõpuks ei loe, et rõhuliide ki või ki käib sõna absoluutses lõpus. Olgugi, et te võite kindlad olla, et ma seda teile ikka meelde tuletan. Pole oluline, kuidas saab teada ringi pindala või milline juhtimisstrateegia kõige paremini töötab. Päeva lõpuks on oluline, millised te inimestena olete. Armsad pumpsukesed, nagu me teid omavahel kutsume. Te olete nüüd valmis iseseisvuma ja gümnaasiumi turvalisest pesast välja lendama. Samas teadke, et ma olen juba ette arvestanud, et nii mõnigi teist kirjutab mulle kunagi keset tööd ja soovib, et ma aitaksin kirjutada motivatsioonikirja tööle kandideerimiseks. Siis teadke, et ma olen siiani küll võrdlemisi lühikese elu jooksul, aga saanud tööle kõikidesse nendesse kohtadesse, kuhu ma saada olen tahtnud.
kallid vanemad, teile on mul ainult üks asi öelda. See on olnud lugematu arv kordi, kui ma olen seisnud Konsumi kassajärjekorras ja mõelnud, et jube piinlik, et ma ei tea oma klassiõpilaste vanemaid. Seega ma tunnen ennast nagu väga ebamugavalt iga kord, kui ma poes olen, sest et ma mõtlen, et äkki ma seisan kellegi teie ees, kellegi teie taga ja te vaatate ja te näete ja siis te mõtlete, et siuke klassijuhataja ongi, tere, käi ütle. Aga täpselt nagu siis, kui ma olen ennast halvasti ära tundnud selle pärast, siis ma tuletan endale meelde, et ma ei tunne teid kõiki selle pärast, et teie olete see taustajõud kodus. Te teete kodus ära selle töö, mida teie vanematena teete. Ja siis te usaldate, et meie teeme oma poole siis, kui nad tulevad kooli. Ja ma tahan teid tänada selle eest, et te olete olnud need taustad, need esimesed, need kõige tähtsamad taustajõud. Te olete õpetanud neil lusikat õigesti hoidma ja kingapaelad kinni siduma. Ja see, kuidas digiallkirja panna mitmele dokumendile korraga, võib vabalt jääda pigem minu õlule kui õpetaja Lästiku omale. Mul on hea meel, mul on siiralt hea meel iga ühe üle, kes te siin olete täna. Ja kui te mulle üldse kunagi midagi ei kirjuta, siis ma olen solvunud ka. Ja kui kirjutate, siis ainult pärast kella 12, eks. Aitäh! Daamid ja härrad, ma vabandan, sest ma keeran teile selja. See ei ole ebaviisakus. Pärast näete minu nägu jälle. Aga ma räägin teile. Ja ma tahan silma vaadata teile. Ma tahan teid näha, sest see on ilus pilt, eriti Tõnis Jukk. Aga pilt on ilus. Süda kripeldab. Pisut kripeldab. Ma tunnen teid. Teie tunnete mind ka. Ja selles on kindlasti süüdi need maraton pikad arenguvestlused. Ja, härra direktor on mind kiitnud selle eest, et ma teen nii pikki arenguvestluseid ja on ikka mind esile tõstnud. Aga ma tunnen teid. Ma tunnen teid selles mõttes, et arenguvestlused ei ole olnud tavaliselt pikemad kui 10 minutit. Aga siiski, ma tunnen teid ja mu süda pisut kriipeldab. Lendamise jutud on toredad, et lendate pesast ja muidugi lendate. Kuhu te lendate? Selles osas mul on väikene mure. Me oleme kummalises maailmas täna. Mina oskan näha perspektiivi. Teie veel ei taju seda ja ma annan teile kaasa mõned soovitused. Me elame täna maailmas, mis on otsast otsani täis loosungeid. Mina olen veel sellest põlvkonnast pärit, kes on tulnud sellest loosungite ajast ja ma pisut mäletan. Siis olid loosungid, rivistati üles tööliste kolonnid, punaste lippude all ja neid juhiti kuhugi. Ega need juhid ise ka ei teadnud,
kuhu juhtima peab, aga helge tuleviku poole igal juhul. Ja ma natukene tunnen muret selle aja pärast, mis meid ümbritseb, sest ma näen jälle tõusmas õõnsaid loosungeid. Ja nüüd on hariduse küsimus ja nüüd on harituse küsimus. Kas te olete siit Elva gümnaasiumist saanud seda, et näete läbi tühja loosungeid? Mina ei oska sellele vastata. Te peate ise sellele vastama 5, 10, 20 aasta pärast. Mõnikord on ikka niimoodi, et räägitakse haridusest, haritusest, iseäranis palju räägitakse haridusest haridussüsteemi sees. Ja tuleb ette, et ka koolis räägitakse haridusest ja haritusest. Aga tegelikult pole haritud inimese definitsiooni meile ette antud. Keegi pole seda nõuks võtnud. Aga mis me räägime, kui me ei oska defineerida? Ma panen 2 märki, mis peab haritud Eesti inimese juures olema. Ja jätke need meelde, kuigi ma ütlen, et te juba enam-vähem vist aimate, mida ma soovitan. Kui te tahate olla haritud inimesed, siis te valdate oma emakeelt. Teisi keeli võib osata, aga emakeelt peab oskama, kui sa ikka tahad olla haritud inimene. Mäletate, ükskord tuli üks loengupidaja ja ta alustas väga reipalt. Ta alustas sellega, et kui me ärkame igal päeval, siis peaks olema meie mõttes, mida ma jälle täna maailmas muuta tahan. Aga siis tuli see esimene slaid sinna ette. Seal oli umbes 10 lauset ja nendest 6 olid vigased. Ja siis hakkas ta rääkima ükssarvikutest. Ja kõik tema ükssarvikud olid 1 S-iga. Ja siis ma läksin ära õpetajate tuppa. Ma läksin töid parandama. Ja ma mõtlesin endamisi, et kulla mees, kulla härrasmees, sa kõigepealt omanda korrektne emakeel, siis hakka maailma muutma. Kandke hinges ja kandke meeles oma emakeele õpetajaid. Mina olen alati suurt respekti tundnud nende suhtes, sest teie emakeele õpetajad on osad teie emakeelest. Sellepärast, et jube piinlik on, kui keegi jääb ükssarvikuks 1 S-iga. See ei ole haritud inimene. Ja ma näen seda eesti keele allakäiku igal pool. Ajakirjanduses, meediaruumis, reklaamimajanduses ja kahjuks ka haridusasutustes, kus inimesed ei oska enam eesti keeles kõnelda ja veel vähem oskavad nad kirjutada. Jätke see meelde, see on haritud inimese esimene kriteerium, puhas emakeel. Teiseks, meil räägitakse väga palju väärtustest. Kui keegi millegi pärast või mingil kombel või mingil põhjusel ühiskonnas, tervikuna, üksikisikuna hakkab millestki liiga palju rääkima, siis minul läheb alati punane lamp põlema. Väärtused, põhiväärtused, just. Põhiväärtused on plural, aga põhiväärtused peavad olema tegelikult ainsuses. Singulaaris põhiväärtus on 1 ja sellele ehitatakse üles terve väärtuste püramiid. Sellest ma saaksin aru, aga mis on põhiväärtus? Singular. See on Euroopa kultuuriruumis ja kristlikus kultuuriruumis ainuvõimalik. Ja see on südametunnistuse vabadus. Kas te seda olete saanud Elva gümnaasiumist? Ma ei tea, ma ei oska sellele küsimusele vastata. Aga ma loodan, et midagi olete aimanud. Ja kui te lähete, nagu öeldakse, pesast, siis jälgige, et keegi teie südametunnistuse vabadust jalge alla ei sõtkuks. Ja veel hullem, et te ise kellegi südametunnistuse peale ei trambiks. Kui te seda suudate, kas või oma karjääri hinnaga, medalistid, siis alles
löövad teie medalit särama. Praegu on see poolik tee. Nii et hariduse kriteeriumid ja harituse kriteeriumid. Ja nüüd ma istun, ma olen vana inimene juba ja lõppude lõpuks minagi väsin. Aga ma pööran nüüd näoga sinnapoole. Elo, ei olnud sa mingisugune taustajõud. Me leppisime kokku 10. klassi poole pealt. Me oleme võrdsed. Sa oled minu kaasa siin. Klassijuhatajana. Ei ole mingit klatši ega kõmu. Võrdsed klassijuhatajad. Ei ole esimest ega teist. Ja miks ma valisin? Või mitte ei valinud, aga miks ma tegin ettepaneku ja nõustusin, et minu kõrvale klassijuhatajana tuleb Elo. Väga lihtsal põhjusel. Sest ma nägin, ma olen ju vana kass. Ma nägin, et sa oled õpetaja. Ma teadsin seda 10 sekundiga. Vanal kassil on oma intuitsioon. Sina oled kana, kirju. Teile nüüd seal selja taga, ma ei saa pead pöörata, muidu ei kosta hääl välja. Tulge ikka külla. Keegi siin eeskõnelejatest päris alguses tuletas meelde, et kodukoht, see on oluline, kodukool, tulge külla. Ma ei tea küll, kuhu te järgmisel õppeaastal täpselt tulema peate. Tulge ikka. Tulge vaatama seda vana kassi. Ma jätan tunni pooleli, kohe. Pakun kohvi teile. Ja siis lähme vaatame kirju kana ka üle. Teda enam siin ei ole, aga... Madal metsatare, koltunda härvare, kõdunenud palgid, kõrval saun. Saunas elab vana kass ja kirju kahana, kes juba aastaid ootvad sõpru metsasi peal. Siin on see mees, kes vanu laule laulab. Siit leiad tee, mis kaugele sind viib. Siin on see maa, mis otsid kaua-kaua. Siin on see laul, mil lõppu polegi. Kolletunud noodid vana kannelvoodil, päevi näinud viiul seina peal. Nii siin elab vana kass ja kirju kahana, kes juba aastaid ootvad sõpru metsasi peal. Siin on see mees, kes vanu laule laulab. Siit leiad tee, mis kaugele sind viib. Siin on see maa, mis otsid kaua-kaua. Siin on see laul, mil lõpp
lõppu polegi. Siin on see mees, kes vanu laule laulab. Siit leiad tee, mis kaugele sind viib. Siin on see maa, mis otsid kaua-kaua. Siin on see laul, mil lõppu polegi. Mil lõppu polegi. Pidagem veel vastu. Teie 3 gümnaasiumiaastat saavad siin ja täna suure ja ilusa punkti. Loodan, et jääte heldimusega meenutama kõiki ainetunde, õpetajatele omaseid iseloomujooni, koolimajas levivaid lõhnu, armsaks saanud ruume ja loomulikult kõiki olulisi inimesi, kõiki neid sõpru ja kalleid, kes on teie ümber olnud. Sõbrad, tulge ja istume maha. Mul on vein ja ilmatum aeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et kohale tulla. Pole tarvis teil pruukida suud. Võime lihtsalt üksteise jaoks olla. Kui on öö, näiteks vaatame kuud, sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil anda ma. Sest te olete siin ja mina olen ka. Ja mina olen ka. Mul on alati olnud üks komme, igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb. Olen teie jaoks siis, kui on vaja. Ja kui pole, olen ikkagi. Mul on 2 kätt, olen kallistaja. Ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil anda ma. Sest te olete siin ja mina teiega. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi ja minul teile ka. Ja minul teile ka. Väike informatiivne info, mitu korda info, väike info siis teile, et lõpetajad, teie pildistamine toimub umbes 10-15 minuti pärast Arbi järve poolsel küljel siin Kultuurikeskuse juures. Ja teie õnnitlemine toimub siis Kultuurikeskuse esisel platsil. Armas publikum, lubame meie uhked lõpetajad esimestena välja
ja ma saan öelda, et tänane aktus, 74. lennu aktus on lõppenud. Palju õnne kõigile lõpetajatele, hurraa! I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life. It's worldwide. Oh, baby. Ooh, give me the time of my life. Neo, let's get it. This is the last $20 I got, but I'ma have a good time ballin' in that. Set a bartender, line up some sides, cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot, I'm no liar, she burned up the spot. Look like Mariah, I take another shot. Hold her, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound, broke up with an ex, and I'm like Rodman, ready on deck. I told her wanna ride out, and she said yes. We didn't go to church, but I got blessed. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life. Yeah. Oh, baby. Ooh, give me the time of my life. Let's get it now. Tonight I'ma lose my mind. Better get yours, cause I'm gonna get mine. Party every night like my last. Mom, you know the drill. Shake that ass. Go ahead, baby, let me see what you got. You know you got the biggest booty in this spot, and I just wanna see that thing drop from the back to the front to the top. You know me, I'm off in the cut. Always like a squirrel, looking for a nut. This is up for show. I'm not talking about luck. I'm not talking